Ja kui me austame tema sõna, me austame Jumalat. Amen. Aga üks asi sõna puhul on see, et sõna on, ma tulen siia poole, mul on võib-olla mõned kirjakohad tulemas siit üles ja siis on lihtsam vaadata. Halleluuja, kiitus Jumalale. Aga me ei austa Jumalat mitte kunagi rohkem, kui me austame tema sõna. Amen. Sest sõna ja Jumal on üks. Ja nad jäävad üheks ja nad on. Aga üks asi ongi see, et tihtipeale, kui me vaatame Jumala sõnasse, siis mis tihtipeale toimub, on see, et me korjame välja kirjakohad või kohad, mis meile meeldivad. Või me paneme neid rääkima seda, mis meile meeldib parasjagu. Amen. Aga me peaksime võtma kõike, mis seal kirjas, sest kõik sõna on hea. Kõik sõna on kirja pandud meile ülesehituseks, õpetuseks, manitsuseks, noomimiseks, parel ajal, mis meil vaja on. Amen. Ja kui me oleme ausad, ütleme, et Jumal, õpeta, näita mulle sõna, kas ma saan kõigest aru? Absoluutselt mitte veel. Ja mulle meeldib selle koha pealt, et mõned kahjuks jah, mõned jutlustajad või isegi inimesed ütlevad, ma juba tean seda, ma olen seda juba kuulnud. Ja nad enam ei pane koosolekul tähele, mis õpetatakse, räägitakse. Aga see ongi see, et kui Jumal toob midagi, Nancy ütles väga hästi, kui Jumal toob ühte samad teemat edasi, üles, siis meie tänu peaks olema see, et Jumal, ma tänan, et sa õpetad jõuan midagi, millest ma veel ei saa aru. Ja ma tänan Jumal, et sa näitad mulle, annad mulle selle privileegi ja see tänulikkus. Ja ma mäletan, Kenneth Hagin ütles väga huvitavalt ükskord, ta ütles niimoodi, et Jeesus, kui see on piiblis kirjas, siis mina seda ei tea. Aga ta ütles, ma võisin piiblit peas kodeerida, Uut Testamenti. Ütles, mul oli Uus Testament peas. Ja Jeesus ütles selle, kuidas ta ütles, et armas Heian, et see on veel palju, mida sa ei tea. See on veel väga palju, mida sa ei tea ja aru ei saa. Ja see ongi täpselt meie puhul ka on see, ja ta ütles, ma olen tänulik, et ma ei tea veel kõike ja kõigest veel aru ei saa. Ja see ongi näiteks tänulik, et Jumal, et kuule, mul on veel õppida. Näiteks usuteema, kui kaua me õpime usku? Lõputune, sest ilma usuta on võimatu olla meelepärane Jumalale. Meele uuendamine, kui tihti see käib? Kogu aeg, sest me elame informatsiooni ajastus. Mingi asi kogu aeg bombaardidab meie mõistust, nagu tuleb meie mõistus vastu. Kus see sõna on? Pommitab meie mõistust kogu aeg. Kuskil midagi on, alati kuskil miski tahab tulla meile. Aga meie peame haarama kinni Jumala sõnast, ütleme, et Jumal, ma olen tänulik. Sa oled austanud mind oma sõnaga. Ma tänan, et mul on privileeg käia kogus, mul on privileeg olla ustav, mul on privileeg teha sinu tahet, sinu eesmärki. Ja üks asi on huvitav, on see, mis ma olen tähele pannud. Kui Jumal ütles seda meile asju aasta tagasi, 2 tagasi, 3 tagasi, Jumal ei muuda meelt. Meie arvame, et Jumal muudab meelt, sest et ka mina olen arvanud, et Jumal muutis meelt, sest asjad läksid raskeks, ajad läksid raskeks. Ma mäletan seda, ma olen rääkinud tihtipeale seda lugu nagu Iirimaal, kui oli kogudus ja need rünnakud, mis tulid seal pastori vastu, mis tulid koguduse vastu, kõige vastu. Minu tunne oli see, et ma tahan ära minna kogudusest. Sest see vaimsus ja see õhk oli, sest üle poole koguduse läks minema. Ja mis on hämmastav selle juures oli see, Jumal ütles, et jää, ole ustav. Ja ma jäin sinna ja teenisin Jumalat ja Jumal oli ustav minu vastu hea. Aga kõik need inimesed, kes tookord ära läksid, kus juures kurb tõde on see, et paljud jõudsid haiglatesse, paljud ei teeni siiamaani Jumalat. Ja siis see istub maha ja mõtleme, et kurb, ma tean, et mõned parandasid ka meelt ja teenivad Jumalat jälle edasi. Ja Jumal, isegi üks nendest on pastor tänapäeval, nendest, kes ära läks, kiitus Jumalale. Miks? Sest ta ütles, et ma tegin valesti, ma parandasin meelt ja Jumal tõstis ja ta on ühes koguduses. Ta ei tulnud nüüd samas koguduses, ta tuli teises koguduses, seal pastor teeb väga hästi teeb seal. Aga see ongi see, et aga Jumal ei muuda oma meelt. Mina tahtsin ära minna, aga Jumal ütles mulle enne seda, 5 aastat enne seda oli öelnud, et ole ustav. Kas mäletad, sa astusid läbi ukse sisse ja ma ütlesin, ole ustav. Ja ma ütlesin, et mäletan küll, ma ei muutnud oma meelt. Et rasked ajad tulid ja meie eludes on samamoodi, ütleme, sa usud finantse endale, usud tervist endale ja sa ei näe seda veel juhtumas. Jumal ei muutnud meelt. Tema tahe on ikka sulle tervis.
tema taha on ikka sulle tervis. Tema veermete läbi oled sa terveks saanud. See kuulub, tema tahe on see ikka, see ei muutu tema tahet. Ta ei muutu ühel momendil, et mõni ootab. Järelikult tuleb istuma, et kas on vaja midagi muutuda, kas on vaja usus kasvada, kas on vaja oma mõttemaailmaga tööd rohkem teha. Amen. Kus on see, mitte et Jumala poolest pole viga, et Jumal, vaid küsimus on see, et kus mina tegin. Amen. Ja rasketel aegadel on vaja ekstra minna Jumala trooni ette. Rasketel aegadel on vaja ekstra teha Jumala sõna järgi. Sest näiteks Jerry Savelle ütles väga huvitavalt, kui olid need rasked ajad, ütles, et kõige rumalam asi, mida kristlane saab teha rasketel aegadel, lõpetada 10 maksmise. See on just see aeg, kus peab seda tegema. Amen. See on just see aeg. Miks? Sest külv ja lõikus, õnnistus peab kogu aeg töötama. See peab järjepidevalt töötama. Amen. Sest Jumala sõna ei muutu. See, et kui tulevad rasked ajad või kerged, et Jumala sõna on ikka see sama. See on ikka see on sama eile, täna igavesti, nagu Jumal on see sama eile, täna igavesti. Ja sellepärast me vaatame edasi usust, mis on usk. Me oleme vaatanud, kust usk tuleb ja mis on usk. Ja usk on, mis on usk? Usk on loodetavate sisu nähtamatute asjade veendumus. Amen. Aga usk on kindel usaldus selle vastu, mida oodatakse, ja veendumus sellest, mida ei nähtu, ütleb eestikeelne piibel. Laiendatud tõlge ütleb, usk on loodetavate asjade kindlus, kinnitus, omandiõigus, tõendus, dokument, nähtamatute asjade tõestus ja nende tõestuse veendumus. Olen ees. Me on vist teisele poole minema. Halleluja. Aga see on usk, see on jälle, mis juhtub, see ei muutu. Selles ajast, kui see pandi piiblisse kirja, öeldi, mis on usk. See ei muutu. Inimesed võivad tulla ükskõik mis teooriatega, asjadega välja, see on usk. Usk on kindel usaldus selle vastu, mida oodatakse ja veendumust sellest, mida ei nähta. Ja kusjuures põnev on see, et me tänapäeva tõlge veel ütleb, usk on loodetava sisu tegemine. Usk annab loodetavale asjale sisu. Amen. Sest usk on nüüd ja kohe ja praegu. Ma usun, et Jumal on tegemas, kuna võit meile kuulub. Kuna me oleme võidukad. Praegu nüüd sama. Kas me näeme või ei näe, võit on meie. Amen. Sest Kristuses Jeesus me oleme rohkem kui võitjad. Need tõotused kuuluvad meile praegu. Usk ütleb, see on minu nüüd praegu. Kas ma näen või ei näe, see on minu ja praegu. Me peame mõistma, et just meie usk annab loodetavale sisu. Meie usk annab, me loodame midagi terveks saamist, ütleme. Mul on haige, mul on vaja. Nüüd usk ütleb, Jeesuse veermete läbi ma olen terve ja see tervis on minu kuna? Nüüd, praegu. Sest et kui ta on juba meid terveks teinud, siis see juba kuulub meile. 1. Peetrus 2.24 ütleb meile, et Jeesuse veermete läbi te olete terveks saanud, täis minevik, midagi on toimunud, midagi on juhtud, jälle ma ei pea ootama tulevikku, see on minu nüüd praegu. Amen. Kui me ootame, kuni midagi saame enne, kui usume, et meil see on, oleme liiga hiljaks jäänud. Usk on kohe praegu nüüd. Me ei saa omada asju enne, kui me usume. Sest kui meil on asi käes ja nüüd ma ütlen, nüüd ma usun, siis ei ole usku enam vaja, see on olemas. Usk toob selle reaalsusesse. Usk on kindel usaldus selle vastu, mida oodatakse. Sa oled veendunud, Jumal, ma olen sinu ees olnud, ma olen palvetanud, see on kindel veendumus. Ma tean, ja üks asi, usk saab alguse sealt, kus Jumala tahe on teada. Kust me leiame Jumala tahte? Jumala sõnast. Amen. Me näeme, üks põnev asi, me näeme neid usutõdesid ka Vanas Testamendis. Ja ta annab väga selgelt täpselt see sama mõtte nagu Hebra 11. See oli see aeg, kui Iisrael tuli välja Kaananimaalt. Läks Joosua ajal, nad tuli, Mooses suri ära, Joosua juhiks ja nad läksid Kaanani
maale ja seal nägid linna nimi oli Jeeriko, mäletate? Amen. Ja Jeeriku linna ütles Jumal Iisraelile täpselt, mida teha. Jumal rääkis väga täpselt juhised, mida tuleb teha. Käige siis ümber linna, kõik sõjamehed, tehes ühe tiiru ümber linna, tee nõnda 6 päeva. Ja 7 preestrit kandku 7 jäärasarve laeka ees 7. päeval, aga käige 7 korda ümber linna ja preestrid puhugu sarvi. Ja kui sarve pikalt puhutakse, kui te kuulete sarve häält, siis tõstku kogu rahvas suurt sõjakisa, siis langeb linna müür, seal samas rahvas mingu üles igaüks otse oma kohalt. Nüüd, mis see on? Mis asi see on? See on Jumala sõna, mida Jumal ütles, mida tuleb teha. Kas sel momendil olid müürid alla kukkunud? Kas sellel momendil oli midagi juhtunud? Mitte midagi polnud juhtunud, oli ainult tulnud Jumala sõna. Nüüd Iisrael pidi uskuma, et see on Jumala sõna. Nad pidid uskuma, et see on Jumala sõna. Ja kui nad tulid uskuma ja veenduma, et see on Jumala sõna, hakkasid nad tegutsema selle järgi. Et üldse, kuid selleks, et nautida võitu, mida Jumal oli lubanud, pidid nad kõigepealt uskuma, et nad said Jumala sõna ja tegutsesid selle järgi. Et nautida võitu. Samamoodi meie, et nautida võitu. Me peame tulema ja uskuma ja veenduma, et see on Jumala sõna. Ja siin kirjas on Jumala sõna meie jaoks. Nagu nende jaoks. Kui nad ei oleks seda uskunud, ei oleks nad ka seda tegutsenud, sest me teame juba Piiblis, et nad tegutsesid selle järgi. Nad pidid 6 päeva, 1 kord päevas Jeeriku müüride ümber marssima ja 7. päeval pidid nad 7 korda linna ümber marssima. Seejärel, kui pillid helisesid, pidid nad hüüdma. See oli kirjeldus, mida tuleb teha. Ma tahan, et te märkaksite, et Iisraeli lapsed hüüdsid või tegutsesid oma usu järgi, kui veel müürid püsti olid. Saad aru? Sel momendil, kui nad seda kõike tegid, olid müürid veel kus kohas? Nad olid püsti. Müürid polnud veel langenud, aga nad olid veendunud, et see on Jumala sõna. Probleem on sellest, et igaüks võib karjuda siis, kui müürid on juba maas. Igaüks võib hõisata, teha võiduhüüdu, kui kõik on juba möödas. Aga meil tuleb õppida teha võiduhüüdu siis, kui müürid on veel püsti. Ja kui me vaatame selle, kuidas nende usk andis neile Jumala sõnale, nende usk andis Jumala sõnale sisu, me näeme seda Joosua 6:20. Jumala lubadus reaalsuseks ja need müürid langesid maha. Siis rahvas hakkas karjuma ja puhuti sarvi ja sündis, kui rahvas kuulis sarve häält ja rahvas hakkas karjuma suure sõjakisaga, et müürid varisesid oma jala pealt ja rahvas läks üles linna, igaüks otse oma kohalt, nad vallutasid linna. Mis juhtus? Väga lihtne, see on väga hea printsiip usu kohta. Kõigepealt tuli Jumala sõna. Nad tegid otsuse, et see on Jumala sõna. Nüüd nad tegid otsuse, me usume, et see on Jumala sõna ja nüüd nad tegid otsuse, et me käitume nii, nagu Jumala sõna ütleb. Ja Jumal tegi oma sõna teoks sellega, et müürid langesid. Ja ma kujutan ette, kui sa kõnnid ümber selle müüri, nemad kõndisid, sest need ajaloos räägitakse, need müürid olid väga suured, väga võimsad, väga pirakad. Ja ma kujutan ette, et inimesed seal sees võisid neid naerda, öelda midagi. Võib-olla nad ise mõtlesid, me oleme nagu tolad käime ümber selle müüri. Sõda ei tehta niimoodi. Sõda käib hoopis teistmoodi. Ma pean ise midagi tegema, ma pean oda viskama sinna poole, meil on kiviheite masinaid vaja, Jumal, meil on redeleid vaja, meil on seda. Nad hakkasid loogilise mõistusega võib-olla mõtlema, kuidas vaja teha, aga nad tegid otsused, ei, see ei ole meie sõda, see on Jumala sõda. Jumalalt tuli sõna. Ja kui teete, nad kõnnivad ümber linna. Kui võtame inimlikult, kus on loogika?
Selles kõiges pole loogikat ja 7. päeval 7 korda ei hakka karjuma. Nad tegid, mis juhtus, müürid langesid, aga otsus pidi olema see, me usume, et me saime Jumalalt sõna. Me usume, ja samamoodi nagu laul 37, mis me enne lugesime, laul 23, laul 91, me peame uskuma, et see kõik on Jumala sõna, käituma selle baasil ja võtma vastu juhised ja see realiseerub meie elus. Aga me peame hõiskama veel siis, kui müürid, sest sõjakisa tuli siis, kui müürid olid veel püsti. Nagu ma ütlesin, igaüks võib karjuda, hõisata, rõõmustada, kui müürid on all ja kõik on lahendatud, kõik on ilus, kõik on kena. Igaüks võib siis hõisata, sest siis on emotsioonid on laes, emotsioonid on võimsad, emotsioonid on toredad ja vägevad. Aga Jumala sõna ei muutu meie emotsioonidest. Me peame uskuma ja nad said selle, sest nad usaldasid ja uskusid, et Jumal on öelnud. Usk on aktiivne. Me peame mõistma, et see ongi usk. Usk saab tööle, me käitume sõna baasil. Aktiivne. Aktiivsus. Paljud lihtsalt palvetavad ja ootavad tulemust. Me peame tegutsema. Amen. Me peame liikuma. Me ei saa lihtsalt seista passiivselt, ma seisan passiivselt. Ei, me peame tegema. On see samamoodi ükskõik, on see koguduses teeme tööd, koristame. On see ülistus, see peab olema aktiivne, see ei ole lihtsalt, me peame tegema midagi, on see lasted, ükskõik, on see tervis. Me tegutseme, me ei istu lihtsalt tiimal peal, ootame, et võitmine tuleb. Me ei istu, et ootame, et järsku see juhtub. Me ei oota mingit, inimesed istuvad, palvetavad, ootavad mingit imelist tunnet. Vaid see on see, et Jumal on öelnud, ma olen sind kutsunud ja nüüd ma tegutsen ja panen kõik sellesse, mis ma oskan. Ja usun, et Jumal teeb oma ülejäänud töö selles kõiges. Amen. Täpselt samamoodi ma mäletan jõulude ajal minu enda puhul, me olime Kesk-Eestis reisil ja haigusrünnak tuli. Ja ma ütlen ausalt, ma ei ole ammu kogenud haigusrünnak, nii võimast nagu tookord tuli. Aga ma tegin otsuse, terved inimesed ei ole voodis. Terved inimesed tantsivad. Ja see võttis minult kogu energia, kogu jõu, mis minus oli ja kogu usutolbamendil, mis minus oli, sest minu emotsioonid ja tunded tahtsid minna voodisse tekki alla, tõmmata tekk üle pea, jätke mind rahule. Aga haigus ei ole minu sõber. Ja ma tantsisin, see oli läbimurdepunkt, ma tantsin terveks ja see oli küll võib-olla üks natukene pikemad perioodi, aga jälle 2-3 päevaga oli see suur, tõenäoliselt mingi gripilaine, mis iganes see oli, ma ei tea, aga see oli kadunud, ma olin terve. Aga see võttis jõu, see võttis energia, et seista püsti. Aga see on see, et kui ma usun, et ma olen terve, kui ma usun, et ma olen Jeesuse läbi terveks saanud, siis ma ei ole voodis. Ma lähen ja see nõuab teinekord ja Jumala jõud tuli minusse, Jumala tugevus tuli minusse ja täpselt samamoodi ka selles olukorrast. Amen. Samamoodi, kui me räägime rahaliselt, me peame olema juhitud Jumala vaimust. Aga samas on see, me peame aga tegema kõik, mis me saame teha. Ütleme, et Jumal, et kodus istudes ei juhtu midagi. Ma pean midagi tegema. Kas ma pean endal töökoha leidma, kas ma pean midagi minema kuhugi mujale, kas ma pean külvama, mida ma pean tegema. Paljud istuvad diivani peal, kirjutavad oma 2 sõrme, et Jumal, täida mu vajadused, 10 ei maksa, midagi ei tee, täida mu vajadused, sest sa ütlesid täida mu vajadused. Aga me peame vaatama, kuidas ta seda teeb. Amen. Amen. Kui on vaja, tuleb tööle minna, kui on vaja, tuleb ükskõik mida, aga tee midagi, mida Jumal saaks õnnistada. Amen. Usk on aktiivne kogu aeg. Me peame vaatama, et me üle ei pinguta, me peame olema ka teatud kohtades Jumala vaimust juhitud, mõni võib töötada 60 tundi, 80 tundi nädalat, pole enam aega Jumala jaoks. Me peame olema targad selles kõiges, aga me ei saa olla passiivsed ja oodata, et midagi juhtub. Amen. Me võime vaadata ka Uues Testamendis ühe näite, mis on usk. Vaatame Luuka 5. peatükk kirja kohta. Ja esiteks meil on Luuka 5.
5. peatükis lugu mehest, kellel oli 4 sõpra. Need sõbrad tõid ta Jeesuse juurde. Amen. See on siis Luuka 5, 18-25. Oi, kui väike kiri on see. Ma ei tea, kuidas seda saab suuremaks teha või ei saa. Oda saa. Okei, ma tegin midagi slaidil valesti. Okei, aga lähme siis, ma võtan siit piiblist lahti. Ma pean õppima seda programmi veel rohkem tundma. Luuka 5, 18-25. Ja mida Jeesus tegi? Jeesus oli ühes majas õpetamas. Ma arvan, et kui me vaatame Markuse evangeeliumis, siis ta oli kus kohas õpetamas? Kui ta ütles, Jeesus oli kodus. Võib-olla see oli tema oma maja, me ei tea. Aga Jeesus oli majas õpetamas. Ja mis juhtus? Need inimesed ei saanud tulla rahvamassi tõttu majja. Nad ei mahtunud sisse. Kui teete, majas oli palju rahvast, nad ei pääsenud sisse. Ja ühes kohas ta ütleb, kas ta ütleb siin samas, nüüd on pean üle kontrollima. Lähme loeme, siis vaatame. See on 5, 18-25. Ja 5, oota, olen vales peal, 6, 5. Ja vaata, mehed tõid voodiga inimese, kes oli halvatud. Vaata, 17 salm on väga tähtis salm. Ja ühel päeval, kui ta õpetas, olid seal istumas variseeri käsutundjad, kes olid tulnud kõigist Galilea, Juuda küladest ja Jeruusalemmast. Issanda vägi oli seal, et Jeesus terveks teeks. Seda ei ole siin praegu kirjas, aga. Ja vaata, mehed tõid voodiga inimese, kes oli halvatud ja nad püüdsid teda sisse viia ja tema ette panna. Ja kui nad rahva pärast ei leidnud, kust nad oleks saanud sisse viia, läksid nad ülesse katusele ja lasksid ta katust kivide vahelt alla, kõige voodiga. Otse Jeesus ette maha. Kui tema nende usku nägi, ütles ta, inimene, sinu paatud on sulle andeks antud. Siis kirjatundjad ja fariseerid hakkasid mõtlema ning ütlesid, kes see on, kes nõnda Jumalat pilgates räägib, kes muu võib patta andeks anda kui üksi Jumal. Aga Jeesus tundis ära nende mõtlemise ja kostust andes ta ütles neile, mida te mõtlete oma südames? Kumb on hõlpsam, ütelda, su paatud on sulle andeks antud või ütelda, tõuse üles ja kõnni. Aga et te teaksite, inimese poel on meelevald patta andeks anda, siis ütles ta halvatule, ma ütlen sulle, tõuse üles ja võtta oma voodi ning mine koju. Ja teate, mis on kõige huvitavam selle juures on see, seal oli koht, kus oli Jeesus õpetamas Jumala sõna ja ta ütleb, seal oli mida, mis seal kohal oli? Seal oli vägi, et terveks teha. Me ei kuule sellel momendil mitte ühtegi imetegu. Ei ole juhtunud selleks momendiks. Aga vägi on kus kohas? Kohal. Täpselt samamoodi, kui vist Jakobust ütleb, ja õige inimese südames tuleb palve, teeb mille? Suure väe kätte saadavaks. Et suur vägi on kätte saada, ei tähenda veel, et midagi juhtub. Et see vägi kätte saada, on vaja segada sellesse mida? Usku. Ma usun, et see on siin olemas, see on vägi. Ja vaata, mis ta ütleb. Ja kui Jeesus nägi nende usku, ütles ta talle, mees, su paatud sulle andeks, tõusu üles, võta oma voodi ja mine. Mõned küsivad, kelle usk oli see, mis mehe terveks siis tegi. Piibel ütleb, kui Jeesus nägi nende usku. Seal oli siis 5 mehe usk. Kuida ette, kui head sõbrad sul on. Kui vajalik sul on, et sul on ususõbrad sinu ümber. Amen. Ma usun, et 4 sõpra uskusid ja see üks mees, kes kanderaamil uskusid. Ta nägi nende usku. Sest halvatu ei saanud katust maha võtta. Aga nad olid veendunud, kui me võtame selle katuse maha ja laseme selle mehe sinna alla, ta saab terveks. Jeesus nägi usku. Kuidas ta nägi usku? Kuidas oli see usk nähtav? Nad tegutsesid. Nad tegutsesid, et nad võtsid katuse maha ja läksid. Nad oleks võinud ju kõndida sinna majani. Ja oi kui palju inimesi, oi kui palju rahvast, lootusetu me ei pääse ligi. Aga nad ei andnud alla, vaid nad läksid. Ja läksid katus, võtsid ära ja Jeesus nende usku nägi, mis juhtus, ütles halb tõuse ülesse, mine ja kõnni. Aga seal olid variserid ja inimesed, kellele ei meeldinud.
kellele kuidagi esimene asi neist ei meeldinud, et kuule, mehele anti patud andeks. See üldse neile ei meeldinud. Ja see usku nägemine, see moment oli mitmuses. See hõlmas neid kõiki. See ei olnud 4 mehe usk, kes halvatud mehe haiglasse tõid, vaid hõlmas ka voodis lamava haige mehe usku. See oli kõikide usk koos. Ja nad tegutsesid ja see halvatus sai terveks, võttis voodi ja kõndis. Amen. Ja samamoodi nagu Jeeriku ümber kõndides on täpselt see sama, mis on, vaata väga hästi, kui tema nende usku nägi, ütles ta inimesele, su patud on sulle andeks antud. Aga et ta teaks, et inimese pojal on meelevalt patt andeks anda, siis ta ütles halvatule, ma ütlen sulle tõusu üles ja võta oma voodi ning mine koju. Ka usk andis patud andeks. Saad sa aru? Ka meie usk on see, mis ütleb, et Jumal, ma tänan, ma olen eksinud, sa oled mulle andeks andnud. Jumal, ma tänan, ma olen terve. Kuna? Nüüd ja praegu. Amen. Ja me tegutseme. See ongi tihtipeale, ongi see, ütleme, mida kurat teeb tihtipeale inimestega. Kui sa oled teinud mingit eksimuse, ma tean, et ma olen ühest naisest lugesin ühe loo kunagi, kes kogu aeg käis palvetamas, ma ei tea, kas ma olen päästud ja kogu aeg oli hirmu all, aga ma nii tahan Jumalat teenida, süda oli Jumala järgi, aga ta kogu aeg kartis, et ta on teinud andestamatuse patu. Aga süda oli Jumala järgi, mis oli, ta oli midagi einud, eksinud ja nüüd kurat istus tal kuklas. Ja kogu aeg rääkis talle ja siis pastor siis küsis, et aga oled sa, ma olen miljon korda päevas tunnistanud seda. Ja ta oli hirm andestanud, aga sa armastad, see on enam, mida ma tahan teha. See on kõige suurem igastus, ülista, kiita Jumalat. Siis sa ei ole andestamatud patu, sest Jumala võidmine vaim on selle peal. Lihtsalt kurat on see, kes peedistab su aju praegu siin. See on see, mida kurat tahab alati tuua minev, kui ta tahab, et me elaksime selles, vaata, mis sa tegid. Inimesed, vaata, mis sa tegid. See on kogu aeg. Aga Jumal ütleb, ma unustan ära. Samamoodi nad läksid sinna. Esimene asi, mida Jeesus ütles mehele. Ta nägi nende usku ja ütles mida? Su patud on sulle andeks antud. Aga ta ütles ka, et te teaks, et mul ei ole ainult see meelevald, vaid mul on ka meelevald terveks teha ja ütles, et tõuse ja kõnni, mees tõuses, kõndis, võttis oma voodi, läks. Kui ta sai sel momendil oma patud andeks, sai terveks ja jõu sai tagasi imed. See on see, mida usk teeb. Usk võtab Jumal vastu ja see muudab olukordi, see lahendab situatsioone ja usk ütleb, kui mina olen tunnistanud patud, on Jumal milline? Ustev õige, annab andeks ja puhastab kõigest ülekohtust. Ja usu läbi me teame, et Jumal ei vaata selle peale, ei tuleta meelde. Kui Jumal ei tuleta meelde, kes annab õiguse meil seda teha? Amen. Aga kui me näeme selles olukorras, inimestele ei meeldinud. Võib-olla nad teadsid, mida see mees oli teinud. Kes seda teab? Nad ütlesid, kuidas ta pilkab Jumalat? Kuidas nad ütlesid, ta pilkab ju Jumalat. Kes võib patta andeks anda? Sina ikka või? Ainult Jumal võib anda, kui keegi üldse võib anda. Aga ta ütleb, et te teaks, et mul ei ole meelevald mitte ainult patandaks tervida. Ja me näeme, et läbi Jeesus suutis talle patudaks ja terveks teha. Aga mis võttis selle vastu, oli nende usk. Kui ta nende usku nägi ja usk tegutses. Ja samamoodi on ka sinu puhul. Kui midagi on, ütled Jeesuse nimel, ma tulen su ette, Jumal, minevik on unustatud, see on möödanik, tervis on minu, õiglus on minu, rahu on minu, kõik kuulub mulle, sest sinu sõna ütleb seda ja mina kavatsen elada sinu sõna, kui võib-olla kunagi ei olnud või midagi oli, nüüd tänasest päevast ma lähen. Ja nagu vend Heiger ütles väga hästi, ei loe mitu korda sa kukud, loeb see, mitu korda sa üles tõused. Ainult see loeb. Ei loe mitu korda sa langed, loe mitu korda sa tõused. Nagu kunagi oli, keegi ütles väga hästi, et see tegi selle teo või see tegi tolle teo või kus on. Ja Jumal ütles sulasele, et kes oled sina, et sa mõistad hukka teise sulase. Kelle sulane ta on minu sulane. Ja ma ütles, et ma panen ta seisma. Miks? Sest Jumal töötab teistmoodi. Ja me peame uskuma seda. Nagu selles olukorras me näeme, kuidas Jumal oli tegutsemas. Voodihaige mees näitas üles usku,
Sest kui paljud voodihaiged lesiksid enda maja, kui seal oleks palju voodihaigeid olnud, ja võib-olla seal oligi palju haigeid, aga terveks sai ainult see, kes usu üles näitas. Nad tegutsesid. Ja ma ei usu, et seda katust oli väga, väga kerge maha võtta. Nagu siin ma lugesin, ühe loo lugesin, kus Jumala vaim oli liikumas ja ratastooliga inimesed toodi siis palvetamise järjekorda ja siis evangelist pani käed peale ja ütles, Jeesuse nimel tõuse ülesse. Esimene hüppas püsti, jooksis. Läks teise juurde, Jeesuse nimel tõuse ülesse ja kõnni, hüppas püsti, kõndis. Ja kuni ta jõudis 5. juurde, ütles, Jeesuse tõuse üles ja tema ütles, ma ei saa kõndida. Ütles, et aga nägid, 4 esimest tõusid püsti, kõndisid, ta tegi terveks. Ai, mina ei saa, mina ei kõnni kunagi. Ja evangelist ütles, et ma ei saa midagi teha, kõndis minema, et oli ainukene, kes ei ratastooli. Või on teine lugu, et inimesel oli siis arthritis on see liigesed jäävad kangeks, artriit, ja ütles, et nad siis abielupaar, kes käisid koguduses kogu aeg ja nad ütlesid, mitte ühelgi koosolek ta ei puudunud, kõik olid kohal. Ja ükskõik, mis haiguse pärast on selle naise pärast parata, sai alati terveks. Ja seal oli võitmine, teha imesid, kas see oli ka keegi ratastoolist tuli üles ja imed. Ja siis ta läks selle naisterahva juurde, et kas sa näed, et Jumala vägi on siin terveks teha? Et ta küsis selle artriidi kohta, et ma panen käed peale, Jumal teeb su terveks. Ja näe vastas, et ei, sellest haigusest ma ei saa kunagi terveks, ma olen hauda selle haigusega. Ja ta surigi sellesse haigusesse ära. See on see, et me saame vastavalt sellele, mida me usume. Kõik teised haigused olid lihtne, käsi peale, külmed, sa oled terve. See oli üks haigus, kus ta oli võtnud endale pähe mõttesse, et ma ei saa kunagi terveks. Ja siis üks lugu on veel ühest mehest jälle teistpidi, väga huvitav lugu oli, ma lugesin, oli see, et ta oli siis, õnnetus oli, ta oli siis ära põlenud, alakeha oli täiesti ära põlenud, ta ei saanud kõndida, ta roomas ringi. Omale polnud ratastoole, mis iganes käru tal oli, roomas kogudusse. Ja siis jälle evangelist tuli, ütles talle, Jeesus, et kas usud, Jumal, kas usud, et sa võid kõndida, kas sa kõnnid, et no mul on hea meel, kui ma suudan ka roomata, ma rääkisin, et ma ütlen sulle, Jeesuse nimel tõuse ja jookse. Ja see mees ilma mõtlemata, vaatama, keeras otsa ringi, hakkas siis liigutama ennast. Ja siis see evangelist nägi, ta oli juba selle vahest läinud, ütles, hüppas sellelt siis lavalt alla, ütles haaras kinni, et lähme jookseme koos. Ja kui nad jõudsid taha otsa ja kui nad jõudsid ette tagasi, mees kõndis täiesti tervena. Ja selle tema tervise läbi 2 tema naabrid said päästetud, 71 ja 2-aastane vennad, siis nad nägid, et kuule, see mees käib ringi, nad olid kogudus, said päästetud ja püha vaimuga ristitud nagu naksti. See näitab seda, aga see ongi see, mis juhtus selle mehega, ta kuulis, ta ütles, et ma ei saa kõndida, aga öeldi, et Jeesus meil kõnni, sa saad terveks, vaidlemata, ta keeras ringi ja hakkas usu läbi kõndima. Ta tegi midagi, mida ta saanud teha ja müürid langesid. Amen. Üks huvitav lugu ühest evangelistist jälle ma siin leidsin, et see on, meie juba teame, nagu ütleme siis nagu pühavaimu ristimisega ja siin siis oli keegi, kes tuli siis evangelisti juurde, et tahad saada pühavaimuga ristitud, et veel uhkusega, ma olen juba otsinud aastaid teda ristitud saada pühavaimuga. Ja siis evangelist ütles talle, sa pole midagi sellist teinud, sest Jeesus, kes otsivad need, leiavad Mattuse 7.7. Kui sa oleksid otsinud, oleks sa nüüdseks leidnud. Ja küll 20 aastat otsid, vaata, kui sa midagi otsid, Jeesus, kui sa otsid, sa leiad. Amen. Ja ta ütleb väga hästi selle kohta. Sa oled ainult altari ümber hänginud. Tundub, et paljud inimesed maailmas lihtsalt hängivad altari ümber. On aeg lõpetada altari ümber hängimine ja hakata Jumala sõna järgi tegutsema. Usk on Jumala sõna järgi tegutsemine, usk on tegu, see on Jumala sõna vastuvõtmine. Väga hästi öeldud, on ju.
see on see, et ongi see, et selle asemel, et inimesed hängivad või me hängime, ütleme, et sõna ütleb nii, sõna on nii, me tegutseme selle järgi. Amen. Me peame mõtlema, et Jeeriko müürid on samamoodi, nad ei tulnud maha, nad lihtsalt tulid uskuma, et see sõna on Jumalalt. See on tõde, nad käitusid selle järgi ja müürid tulid maha. See on täpselt samamoodi meil. Meil on nii palju Jumala sõna. Siin ma leidsin selle üles, mul on see üles kirjutatud ka, läksin siis evangelist räägib, läksin selle mehe juurde, küsin, kas sa oskad joosta? See üllatas teda nii väga, et ta ütles, oh Jumal, ei, ma ei saa isegi kõndida, rääkimata joosta. Siis ütlesin, issand käskis mul sulle öelda sulle, et hakka jooksma. See mees ei mõelnud sellele teist korda, ta lihtsalt pööras ringi, hakkas vahekäiku mööda ülespoole nihutama nii kiiresti kui suutis. Kui ta 3. korda vahekäikude vahel ringi käis, tuli issanda vaim minu peale ja ma hüppasin platvormilt maha, haarasin ta käest, jooksin temaga mööda hoonet ringi. Ja kui me jõudsime tagasi, hakkas ta kõndima ja jooksma. See on see. See ongi see, et vaata see mees, ma ei suuda, aga ütles, issand keskis öelda, mis oli? Jälle sama, Jumala sõna tuli, ta võttis selle vastu, et issand ütles talle ja ta hakkas mida tegema? Tegutsema. Ja ta ütleb, kui ta 3. korda vahekäiku tagasi tuli, alles siis tuli issand vaim, see mees jooksis, järelikult tuli otsuse, ma jooksen senikaua, kui ma jooksen päriselt. Amen, sest Jumala sõna tuli. Amen. Ja kui me usume, siis me tegutseme. Usk paneb alati tegutsema. Usk paneb alati tegutsema. Sest me näeme seesama Apostlitegude 14:8-4. Ütleb seda, ja Lüstras istus üks mees jõueti jalgadest ema üsast saati vigane, kes polnud kunagi kõndinud. See kuulis Paulus rääkivat, Paulus vaatas teda tähelepanelikult ja nägi, et tal on usku terveks saada, ütles valju häälega, tõuse püsti oma jalgadele ja mees hüppas ja püsti ja kõndis. Ta kuulis, Paulus ütles, Paulus rääkis, Paulus ütles, mees kuulis, mees tegutses. Amen. Jälle, Jumala sõna tuli ja ta rääkis mida? Evangeeliumi. Evangeeliumis on Jumala vägi tervenemise jaoks. Evangeeliumis on Jumala vägi ükskõik mille jaoks, mida meil vaja on. Evangeelium pole lihtsalt päästesõnum. See on meeleparandussõnum, see on tervenemissõnum, see on Jumala vägi, evangeelium Jumala vägi päästeks, igal ühel ükskõik mis päästajad sul vaja, on see haigus, on see ja kui see mees kuulis, mis oli jälle, ta kuulis, ta võttis vastu, ta sai sõna, hüppas püsti ja tegutses. Amen. Me peame tegutsema ükskõik, on see püha vaimu vastuvõtmiseks, on tervenenud, see finantsjõukus, me peame alati tegema Jumala sõna järgi. Mõnikord Jumala vaimu meil püha vaimu andnud. Kas ta on andnud meile püha vaimu? On andnud, see kuulub meile, see meie oma. Piibel ütleb seda. Ja küsimus on see, kui raske on üldse midagi vastu võtta? Ei ole raske. Väga lihtne, kui mina võtan ja annan selle piibli. Kui raske on vastu võtta? Üldse ei olnud raske. Amen. Aga kujuta ette, kui mina ütlen, et sa küsid mu käest piiblit, ma ulatan sulle piibli. Ja selle asemel, et sa piibli vastu võtaksid, sa viskaksid pikali maha ja hakkaksid, oleks mul see piibel, oleks mul see piibel, saaks ma ometi selle piibli enda kätte. Ma luban, et kõik inimesed vaataks peale, et mis sul viga on? Mis sul tõsiselt viga on? Kui te ma ulatan piibli ja nüüd oleks visanud pikkali maha, oleks mul see piibel, oleks see kuuluks mulle. Võta. Ja kui te ette nüüd, nii lihtne see on. Aga kui te ette, mida inimesed tihti peale teevad, nad viskavad pikali maha, Jumal halasta mulle, Jumal anna mulle, oleks mul ometi see piibel, oleks mul ometi see tervene, see on juba meie oma. See kuulub juba meile, usk ütleb, see on minu oma. Ma olen terve tema vermete läbi. Ja mu armsad, vaimsed asjad on täpselt samamoodi, nagu see füüsiline.
Need on sama reaalsed kui materiaalsed. Jumal pakub sulle andi, püha vaimu, tervenemist, jõukust, mida iganes sul on vaja, rõõmu, rahu. Need kõik kuuluvad juba sulle. Need on juba sinu omad. Meil tuleb selliselt usu läbi vastu võtta ja tegutseda nii, nagu see ongi sinu oma. Amen. Me ei pea vastu maad viskama pikali, hakkama vastu maad peksma, et oleks minnud. See on juba sinu, see kuulub sulle. Rahu kuulub sulle, tervis kuulub sulle, andestus kuulub sulle, rõõm kuulub sulle, rahu kuulub sulle, Jeesus verevägi kuulub sulle, ingelik kaitse kuulub sulle. Need kõik kuuluvad sulle. Aga lihtsalt usu läbi me käitume nii, nagu need olekski meie omad. Amen. Ja usk tuleb kust kohast? Kuuldust. Ja kuulmine Jumala sõna kaudu, Rooma 10:17. Sa oled sõna kuulnud, usk on tegutsemas sõna järgi, mida sa oled kuulnud, sina pead sõna järgi tegutsema, seega ole valmis tegutsema kohe. Amen. Kui sul on vaja midagi täna, tervist, on sul vaja, et ma panen käed su peale, sa oled kuulnud sõna, Jumal ütleb, et haigete peale nad pannud käed, nad saavad terveks. Jumal ütleb, et Jeesus õnnistas pani käele, on vaja püha vaimu saada täis, mida iganes sul on vaja täis, usk paneb su tegutsema. Kui sul on midagi täna praegu vaja, tule ette, on oma käed su peale ja sa saad seda, mis Jumalal sul on. Vägevaks. Amen, 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 amen. On keegi veel? Ei. Me oleme... Jumala jõud on meie sees, Jumala tugevus on meie sees, Jumala ramm on meie sees, võit on meie oma. Need kõik kuuluvad meile, me võtame selle kõik vastu usu läbi. Amen. Amen. Kiitus Jumalale. Halleluja. Halleluja. Isa Jumal, me täname, kiidame, ülistame sind kogu südamest, selle privileegist olla siin koos, tunda sinu sõna, käia sinu sõna kohaselt. Ja isa, ma tänan, et usupalved on päästnud tõbised, usupalved on andnud inimestele, mis on vaja. Ja isa, me oleme haaranud usu läbi sellest kinni ja me täname, et sinu käsi on võimsalt meie kõigi peal tegemas tööd. Ja isa, me täname tark sinult vaimu, sinu tundmisest valgustad meie südames, et me teaks, mis on see lootus, mille jaoks oled meid kutsunud. Isa, me täname, kiidame, ülistame sind kogu südamest. Jeesuse Kristuse nimel. Amen, amen ja veel üks amen.